Hei, mina olen Joosep ja ma teen asju. Ja said nüüd Uuger. Seekord ma siis teen karakteri disaini. Ma teen siis disainin selle karakteri, mis ma siis eelmises selles videos tema backstory nii-öelda pildi tegin, taustaloo pildi. Et see on siis seesama tormisorts, kuid seekord siis fokusseerin karakterile kui siis mingisugusele taustale või loole. Aga see on seesama tegelane ja miks ma just seda sama tegelast siis teen? Põhjus on see, et mul õnnestus selle tegelasega mängida ja siis miks mitte, võib ju avatari profiilipildi ka joonistada. Aga hoiatus teile siis, ma ei ole üldse pädev karakterite joonistamises, nii et siin läks väga palju aega menüüdes surfamise jaoks, õigete tööriistade leidmiseks ja üleüldse asjade liigutamiseks ja nii edasi, et raudselt on mingeid paremaid varianti, kuidas kõiki neid asju teha, aga vot seekord ma tegin niimoodi. Aga see on siis seesama tormisorts, ma pidin talle siis taustaloo natuke detailsema tegema, kui varasemalt oli, et kasvas üles mingisuguses väikses siukeses külas ja siis läks laeva peale ja siis laeva ründas välk, kui nad jahtisid mingisugust elukat tormis ja ta sai välguga pihta. Ja nii palju ka vist eelmine kord sai räägitud siis. Tema nimi on Kellen, ta on siis pool elf Storm Sorcerer, kellele see mida ütleb on ju. Ja siis ta rändab mööda maailma ringi ja uurib asju ja vaatab, miks tal võimed on ja kasutab neid ja otsib võib-olla ka oma siis kaaslasi, kes võib-olla äkki jäid ellu. Võib-olla jäänud ellu, ta ei tea. Seega võib-olla see on ka üks nii-öelda ajendeid, miks ta seikleb maailmas ringi. Aga mul õnnestus siis mängida D&D-d üle tüki aja, sest mul praegu ei ole ühtegi sõpra, kellega koos mängida. Siis nüüd õnnestus ühele üritusele minna, mis toimus Mabrikus. Ja see üritus kestis terve päev põhimõtteliselt ja seal oli paljud erinevad Dungeons & Dragons ja ka teised lauarollikad siis olemas, kus inimesed said tulla lihtsalt ja mängida ja proovida erinevaid asju. Ma siis läksin ka hommikul kohale ja panin ennast kirja siis D&D 5. editioni mängule, mis oli siis seesama. Seal võis teha enda tegelase, kes oli level 3 ja siis ma kasutasin seda sama tormisortsu, sest ma olin just tema peale mõelnud. Natukene kirjutasin juurde, et kes ta on, mis ta on, miks ta on ja nii edasi. Ja siis hakkas mäng pihta, me olime siis, meie party või siis see grupp oli 4 inimest suur ja meil oli ka siis DM 5. Kogu mäng käis inglise keeles, sest huvitaval kombel tervel selle ürituse peale ei olnud mitte ühtegi eestikeelset mängu, ehk siis eesti keeles ei DM-itud, mis on väga kummaline, aga paistab, et seal varasemalt on ikka eesti keeles ka tehtud neid asju. Oli vene keeles, oli inglise keeles, aga enamus mängud oli kõik inglise keeles, mis muidu ei ole probleem, aga ma tean inimesi, kes võib-olla inglise keeles ei tahaks väga mängida siukest mängu, et isegi eesti keeles on võib-olla natuke keeruline kohe rolli sisse astuda. Aga need inimesed, kellega ma mängisin, olid siis, tundub, et juba veteranid. Ja lugu algas siis sellega, et meie grupp oli juba varasemalt tutvunud siis väljaspool lugu ja me olime eksinud siis siukesse jäisesse tormisesse alasse, kus olid ainult tühermaad ja jää ja me olime täiesti ära eksinud, keegi teadnud, kus me oleme, kuid kuskilt oli meile info tulnud, et sinnapoole minnes võib leida mingeid artifakte või huvitavaid asju, mis võivad meile rikkust ja väge tuua. Ja siis me liigume edasi seal ning hakkame tähele panema, et taevas läheb kuskil tumedamaks. Meie grupis oli siis minu tegelane, Kellen, kes oli tormisorts, poolelf. Meil oli ka Bingo,
kes oli ka poolelv ning tema oli võlur ehk siis arkaaniliste teadmiste spetsialist. Siis meil oli Bilbert, kes oli elf ja ta oli minu teada roog ning ka Tuurik, kes oli dvarf ja kleerik siis. Nii et väga maagiline grupp siis. Kõik tegelased oskasid mingisugust maagiat teha, paistab. Ja siis me rändasime niimoodi ringi ning avastasime selle tumedama koha siis taevas ja otsustasime seda uurida ning Bingo siis kohe avastas, et see peab maagiline olema, et täpselt ei tea, mis asi see on, kuid mingisugune maagiline efekt on siin. Ja siis me kõnnime sinnapoole edasi ning näeme ühte mahajäetud vahtposti ja tundub, et sellelt on mingisugused augud, tükid välja võetud nagu. Siis meie roog muidugi hiilib lähemale ja vaatab lähemalt seda kogu kraami ning midagi erilist ei leia, tuleb tagasi, räägib meile, mis juhtus, mis toimus, et augud on torni sees ja rohkem ei tea midagi. Me siis hakkame mööda minema ja avastame, et keegi vaatab nendest aukudest välja. Ja see oli mingisugune vana mees, väga vana. Paistab, et ei olnud päevi maganud, ennast pesnud, täiesti siuke metsistunud vanamees. Vaatab meile otsa ja kutsub meid põhimõtteliselt siis sinna torni sisse. Peale väikest jutuajamist me saame teada, et ta nimi on Quill ja ta on seal tornis sellepärast, et ta on ka teel siis selle maagilise, ütleme siis pilvede või tormi poole. Ja siis me otsustame, et okei, ühe võib ju siin veeta, et seltsis segasem ja võib-olla kindlam on ka. Aga samal ajal, kui me siis veinilähkrit ühest käest teisele anname ja lugusid räägime, jäsku paneme tähele, et meie kõrval on mingisugused kummalised roomavad tigude moodi jääkristallidega kaetud ussid, kes järsku tulevad ja üritavad meil rünnata. Nii et siis kiiresti minu tegelane oli esimene, Kellen hüppas püsti, tõmbas kohe oma elektrilised võimed käiku ja lõi ühte ussi ning põgenes teise toa nurka ning võitlus hakkas pihta. Võitlus oli siis päris raske, peab ütlema, sellepärast, et ega need ussikesed ei tahtnud meid rahule jätta ja surma nad ka väga hästi ei tahtnud saada. Seega siis võitlemine käis, Bilbert torkas neid oma mõõgaga, Tuurik virutas selle haamriga ja kilbiga ja niimoodi see võitlus seal käis. Meie siis 2 võlurit üritasime neid ussikesi tappa, aga neid ussikesi oli 2, kes meid ründasid ja üks tuli kohe minu peale. Ma siis üritasin teda võidelda tagasi, teha switch-polte, virutades elektrilisi loitse kõik usside pihta, millest mõned töötasid, mõned mitte, aga mind suruti lõpuks nurka ning Bingo üritas siis oma võimetega mind välja aidata sellest. Kuid siiski ta veeretas väga halvasti ja ta manas kromaatilise orbi ja see tabas peaaegu mu tegelast ja ning hävitas põhimõtteliselt peaaegu mu tegelase ära. Ennem seda ta kogemata lõi ka veel mind, sest ta veeretas kuidagi väga halvasti. Meil üldse veeretused selle lahingu ajal ei läinud hästi. Nii et päris humoorikas ja kummaline olukord oli. Ja siis mu tegelane lõpuks ei usaldanud absoluutselt Bingot enam, sest ta oli põhimõtteliselt Bingo käest sama palju haiget saanud kui vastaste käest. Aga lõpuks õnnestus need ussid alistada. Minu tegelane põgenes sinna teise ruumi samas tornis ja otsustas öö seal veeta, et kindlalt kohe mitte Bingoga kokku sattuda.
ning siis teised läksid ka lõpuks magama. Ja see oli siis meie esimene seiklusrohke päev seal külmas tornis, maha jäetud auklikus tornis. Hommikul siis me otsustasime kõik koos hakata liikuma selle kummalise maagilise tumedama pilvede või tormi poole ning võtsime suure retke ette, mis kestis mitu tundi, kuid lõpuks me jõudsime lähemale ja me nägime 4 kummalist purikat, mis tuli maa seest välja ning nende keskel siukeses jäälõhes oli siuke kummaline keeris, millest läbi nägi tähti nagu kosmost, nagu midagi, mis ei ole siin. Me olime ka sellelt Quillilt, vanamehelt, kuulnud, et võib-olla see on portaal, mis viib teistesse maailmatesse, et tema arvab, et see on midagi siukest, kuid samal ajal meil kõigil ka tekkis tunne, et tahaks ise sinna sisse minna. Selles oli midagi siukest huvitavat, mis üritas meie meeli enda poole kiskuda. Kuid lõpuks me jõudsime veel lähemale ning me leidsime, et selle keerise ümber on siis kummaline draakon, kes ise paistab olevat nagu tähtedest tehtud. Tema tekstuur oli kui öine tähistaevas ning ta siis sülgas oma kummalist värvilist tuld sinna keerisesse. Me siis alguses ei osanud midagi teha. Vanamees üritas edasi kõndida, kuid meie kleerik peatas ta kiiresti. Aga lõpuks lähemale liikudes me siis üritasime draakoniga rääkida, et kes ta on, mis ta tahab. Proovisime erinevaid keeli, mis meie tegelased oskasid ja lõpuks draakonas ta korraks vaatas meie poole ning siis tegi oma leegitsemise tööd edasi. Kuid meie roog siis, Pilbert, tema kannatus lõppes ning ta võttis siis ühe crowbari metallist pulga, lihtsalt viskas selle vastu lohe. See põrkas lohe pealt tagasi, lõi Quilli pikali ja lohe selle peale sai väga kurjaks. Ütles, et kas see on tänu, mis ma saan selle eest, et ma lasin teil elada. Ning hakkas valmistuma meid ründama. Kõik teised tegelased hakkasid kiirelt ära jooksma, ma panin järgi neile, kuid Kellen jäi manama loitsu, et vajadusel vastu rünnata siis lohele. Esimese käiguga jooksid kõik teised juba sinna keerisesse sisse, mis võib-olla oli portaal. Aga Kellen jäi veel väljapoole, sellepärast et ta hakkas veel manama ning draakon tõmbas hinge sisse, puhuda oma mitme värvilist tuld siis Kelleni pihta. Aga Kellen sai oma välgu viimasel hetkel välja ning sellel hetkel, kui tuli hakkas purskama, draakoni pea lendas üles jõuga ning kogu see tuli läks õhku ja selle värvilise tule saatel hüppas ka Kellen sinna portaali sisse. Siis meie tegelased leidsid ennast kummalises ruumis, mis paistis tühi olevat. Täielik pimedus, kuid me nägime üksteist nagu valges ruumis. Kuid kõik ümberringi oli pime ning iga kord, kui me astusime, tekkis siuke kummaline lainetav efekt põrandale. Ja siinkohal jäigi meie mäng pooleli, sest sellel üritusel sai mängida ainult, meie saime mängida kuskil 3 tundi umbes, sest üldiselt on 4-tunnised mängud, sest meie DM pidi kuhugi ära minema lõpuks, aga idee poolest ma oleks võinud selle lohega veel võidelda ja ma oleks võinud selle veel mingeid asju uurida, aga meie grupp tegi siukseid otsuseid siis. Väga naljakas ja huvitav oli, palju nalja sai selle mängu jooksul. Ja kõik inimesed olid seal sõbralikud ja üldiselt ma ütlen, et päris äge oli.
mulle täitsa meeldis ja sain natukene kratsida seda sügelust, et pole ammu D&D-d seal mängida. Sest noh, D&D on minu meelest parim mäng, et üheski teises mängus sa ei saa nii palju oma otsuseid teha. Et kui kellelgi on huvi, siis soovitan seda üritust Mabriku poolt check it out'i, et äkki on äge. Aga nüüd, kui me pildi juurde tagasi tuleme, siis toppisi siia värvid ja siis tumedamad kohad ja värgid, elektrit ümber ja ka mõned armid ta ühele poole nägu, sest see on siis see poolt nägu, kus ta välguga pihta sai ning siis ärkas pärast üles. Ma kujutan ette, et need armid lähevad tal mööda keha siis vasakult poolt kuni põhimõtteliselt jalgadeni välja, et vasak pool on suhteliselt armiline tal. Aga siuke see mäng oli siis ja siuke see pilt tuleb ka, et nagu näete, siis natuke kohmakas on, aga lõppude lõpuks noh, käib kah. Et ei olegi nii hull, kui ma arvasin alguses. Aga kindlasti on siin palju asju, mida saaks paremini teha ja paremini õppida tegema. Aga kuidas sa muidu õpid, kui sa ei teegi, on ju? Et see on siis karakteridisain. Kui teile siuke karakteridisaini asi veel huvi pakub või mida te üldse näha tahate, kas teile meeldivad need D&D lood või äkki te tahate, ma ei tea, mingisuguseid muid asju näha, võitegi muidugi kirja panna ja kui mul on võimalust või viitsimist, eks ma siis proovin ka teha neid asju, mida inimesed vaadata tahavad, et niisama videosid võib ju ka teha, aga pigem teha midagi, mida inimesed naudivad ka. Võtsin siis taustaks selle sama pildi, mis ma eelmine kord tegin ja ma teen ta uduseks, sest mingisugust tausta selle tegelasele oleks vaja nagu. Ja siis paistab, et täitsa nagu töötab. Siin ma menüüdes ikka sobrasin korralikult ringi ja mul ei olnudki päris head ideed, kuidas lõpuks peab välja nägema, aga siis ikkagi lõpuks tekkis idee. Ma proovin ka asju välja lõigata ja ette panna talle, et nagu see pildi sees oleks, aga see väga hästi välja ei tulnud, et see nagu lõikab lihtsalt nagu pildi ära. Aga noh, käib kah. Tundub, et see vari aitas ja siis ma panen mingisugused tumedamad kohad talle ümber ja lõppude lõpuks ma suudan ta teha niimoodi, et ta nagu käibki sinna pildi sisse. Seekord siis siuke natuke anime stiilis võib-olla isegi, kuigi võib-olla mitte väga, aga kasutan üldiselt väga lihtsaid võtteid, et on põhiline värv ja siis on varjuvärv ja rohkem väga ei olegi vaja. Sest muidu läheb liiga keeruliseks ja see pilt võtaks mul kõvasti kauem aega. See praegune võttis kuskil 2 tundi, kuid kui ma oleks veel detailsemaks läinud, siis oleks kõvasti rohkem võtnud. Ja no siuke ta lõpuks välja tuli. Kui teile see video meeldis, siis jätke kommentaar, pöialdage ja siis subscribe'ige ka natukene ja näeme võrgus.